Maameistri ringi jalutades leidsin ka meie vanad head sõbrad Makita ja mõtlesin, et uuriks, äkki on siin midagi näidata, mida me ei ole teile varem näidanud või millest me võib-olla oleme vähem rääkinud, mille peal me oleme vähem peatunud. Ja üks kihvt selline nii-öelda profisarja asi, mis Makital on ja mis mulle silma hakkas, on nimelt see aku seljakott ehk siis selga käiv suur aku, mis on sisuliselt 11 akut nii-öelda kokku panduna. Et selle eelis on siis see, et kui nüüd teha nii-öelda tööd professionaalsel tasemel, ehk siis, et kui sa soovid aku tööriistaga näiteks siis, nagu siin selle mannekeli seljas on murutrimmer praegu, päev läbi tööd teha, siis see on võimalik selle aku seljakotiga. Ja kui seda nüüd on vaja laadida, siis sa paned selle ühe korraga laadima, sa laed selle siin 4-5 tunniga täis, mis tähendab seda, et sa laadisid korraga põhimõtteliselt 11 akut, mis muidu võib-olla eeldaks seda, et neid akulaadijaid peab olema terve hunnik ja neid akusid tuleb laadida natukene pikema aja vältel. Nii et selles mõttes on selline väga kihvt lahendus, kui on tööd teha rohkem ja kui tööd teha professionaalselt. Nüüd samas, mis on eriti lahe selle suure aku puhul on see, et seda saab tegelikult ühendada erinevate seadmete külge, mis Makital on. Sest tegelikult ega siis ainult murutrimmeriga ei käi ju töö nii-öelda professionaalsel tasemel. Näiteks samasugune asi nagu lehepuhur. Sama lehepuhur kaabel käib selle aku seljakoti külge ja palun väga, saab jällegi nüüd pool päeva lehti pühkida. Ja tegelikult, et seadmevalik veel laiem oleks, siis Makital on ka sellised nii-öelda akuliidesega kaabliupid, mis tähendab siis seda, et tegelikult väga palju Makita tootevalikus olevaid tooteid saab panna tööle selle sama aku seljakotiga ja saab siis tööd teha oluliselt kauem, kui võib-olla tavaline üks aku võimaldaks. Ja seda kusjuures, mis on huvitav veel see, nii XGT seadmete puhul kui ka tavalise, siin näiteks see on 36-voldise aku adapter ehk siis 36-voldi süsteem, mis tähendab seda, et kui on need kahe akuga seadmed. Samamoodi näiteks kui vaatame, siis sellised oksalõikurid, miks mitte ka selliste tööriistadega teha tööd võib-olla päev otsa, keegi, kes tegeleb kuskil haljastuses oksalõikusega, paned selle teleskoop-ridva külge oma aku seljakoti ja lõikad puudel kõik oksad ära mitme meetri kõrguselt. Veel üks põnev asi, mida mina varem üldse ei teadnud, aga mida me tegelikult märkasin, on see, kui me vaatame muruniidukeid, siis muruniidukitel on ka selline variant, näiteks nagu sellel mudelil, et selle sama aku, mis muidu on rihmadega seljas, selle saab panna siia niiduki peale, mis tähendab seda, et sul niiduaeg on ka ju väga pikk. Kui muidu võib-olla on aku tööriistade puhul küsimus selles, et aku suurusest sõltub justkui see, kui kaua sa saad tööd teha, kui suure krundi sa saad üle käia, siis siin selle seadme puhul me räägime jälle ikkagi nii-öelda professionaalsest tasemest, mis tähendab seda, et sellega saab elatist teenida. Sellega võib kuskil terve suure haljastuse üle käia, ennem kui on vaja akut vahetada või seda akut siis omakorda laadida. Et see on võib-olla siis üks asi, mis mul hakkas silma ja millest me ei ole varem rääkinud. Teine asi, mida me võib-olla oleme maininud, aga kindlasti ei ole oma saadetes veel katsunud, on selline vahva aiakäru. Aga see on tõesti selline riistapuu, mis siis nüüd, kui lähemalt vaadata, on natukene võimsam kui tavaline aiakäru, mida sa lihtsalt enda ees lükkad. Esiteks juba see, et antud juhul on siis siia peale pandud kohe selline suur võrestik, mis võimaldab seda, et siia saab tõeliselt palju kraami peale panna, olgu siis mingisugused kivid, mida on vaja vedada, juuresoleval näitel siis niisugune väikene palgikoorem ja siin on juba nüüd raskus käru peal selline, mida tegelikult käsitsi enam mitte mingil juhul ei lükka. Või võib-olla suuremad jõumehed lükkavad, mina arvan, mina sellist palgikoormat kindlasti käsitsi käruga lükata ei suudaks, aga sellise motoriseeritud käru puhul on see väga lihtne ja tegelikkuses ma siin natukene juba seda seadet näppisin ka. Ma saan panna siit edaspidi või tagurpidi käigu ja põhimõtteliselt gaasi andes, nii lihtne see ongi, eks ju. Ühe käega vajutan nuppu ja opereerin, et see ei oleks mitte kuidagi võimalik, kui mul oleks tavaline aiakäru, mis nõjatuks ainult siis minu jõule. Täitsa ma ütleks vahva abimees sellise suurema krundi peal, kus on suuremad aiapidamistööd, kus võib-olla tahaks korraga rohkem asju vedada, sest kui on väikene nii-öelda linnakrunt, siis ma arvan, tavalise aiakäruga saab suurepäraselt hakkama. Teed 2 tiiru pole hullu, aga võib-olla suurema sellise
maakrundi peal ikkagi ühest krundinurgast teise puukoorem või kivikoorem vedada, siis igasugune motoriseeritud abimees aitab kindlasti hädast välja. Nii et messid on sellised kohad, kus tasub ikka tulla vaatama oma sõpru, tuttavaid firmasid, uusi ettevõtteid ja avastada, mis neil head pakkuda on. Need on kohad, kus saab seadmeid katsuda, kus saab seadmeid käima panna, mida tihti kauplustes teha ei saa. Nii et maamess on küll praegu see saate eetrimineku ajaks läbi, aga kes see aasta ei jõudnud, tulge järgmine aasta ja hoidke silmad lahti, mis messi veel käimas on. Nii et messid on hea koht, kus omale masinaid selgeks teha ja neid soetada.